ilus ilm, mai lõpp, päike paistab, lapsed mängivad väljas, linnud laulavad ja mina müüsin ära oma auto ja küsisin sõbra käest nõu, et missuguseid protseduure peab tegema, et autot müüa ja milliseid pabereid täitma ja mida peab tegema. Ja siis sõber küsis mu käest, et aga millega sa siis edasi sõidad, kui sa auto maha müüd? Ja ma vastasin talle, et mis mõttes, millega ma sõidan? Bussiga, rongiga, jalgrattaga, kondimootoriga. Et mis mõttes, kuhu ma sõidan? Lennukiga kui vaja? Taksoga kui vaja. Ja siis ta ütles selle peale, et päris täitsa õige mentaliteet. Et ma olen oma elus jõudnud nagu sellisesse kohta, kus ma tunnen, et mingi maise omamine on täiesti mõttetu. Et mingi oma asja, maise asja eest sõdimine ja võitlemine on minu arust täiesti mõttetu. Ja üldse see, et minu oma, minu maa, minu mets, minu oma on minu arust ka nagu täiesti mõttetu. Vähemalt minu enda seisukohalt, et ma ei näe nagu mingit vajadust selleks. Et ma olen nagu sellest maisest materiaalsete asjade omamisest nagu täielikult lahti öelnud. Ma olen viimasel paaril aastal elanud Hollandis ja Portugalis, Soomes ja ma olen sinna läinud ühe kohvriga ja elanud kuid. Ja ma olen aru saanud, et ma isegi sealt kohvrist ei kasuta 50%, mida ma olen sinna kaasa pakkinud. Et tegelikult on nii vähe vaja, et eksisteerida või elada. On tegelikult nii vähe vaja, et on vaja vett ja toitu, mingisugust turvalist kliimale vastavat katust pea kohale ja ilmastikule vastavaid riideid. Kõike võib kasutada, mida elu pakub. Aga kas seda kõike on vaja nagu omada? Et panna nagu sellele kõigele nagu etikett külge, et see on minu oma. Mina olen selle endale soetanud, endale ostnud ja nüüd see on minu vara. No see ei tähenda, et sa peaksid vähesega leppima või väikselt unistama. Unistada võib alati suurelt, aga lihtsalt kui me vaataksime tegelikult nendele asjadele otsa, et mis meil kodus on ja kui palju me neid asju tegelikult tarvitame või mida meil tegelikult üldse vaja on. Ja kas meil tõesti on vaja nagu 2-3 autot perekonda. Tegelikult ja võime jõuda arusaamisele, et pooli asju meil elus ei ole vaja tegelikult.